Rüüutehnika on väga levinud nii Rootsis, Soomes kui Eestis. Eriti armastatud on rüüutehnika Soomes, kus see on elanud sajandeid koos argi- ja pidupäevadel. Need seinavaibad, mis minul praegu siin on, need on Soomest pärit, minu vanaema tehtud. Vanasti oli niimoodi, et vanaema tegi iga omale lapsele suure seinavaiba, aga lastelastele tehti väiksem. Ja kuna lapsi peres oli sel ajal palju, näiteks 8, ma ei kujuta ette, kuidas vanaemal aega neid teha oli. Seinavaipadel oli ka nagu teine otstarve, mitte ainult seina peal, vaid vanasti pandi ka mingi lühike vood vaiba ette ja siis vaip pandi selle voodi peale. Et selline otstarv oli ka olemas. See suurem vaip, mis praegu siin seina peal on, siin on näha aastaarv, millal see on tehtud, ehk aastal 1927. Ja autori tähed on ka näha seal EP. Selles suhtes see nagu isik on näha ja millal see tehtud on. Nii, siin on selline väiksem vaip. Tähendab, vanaema on teinud selle minu jaoks siis, kui ma olen sündinud. Ehk see vaip on siis 55 aastat vana. Ja selle vaipal või selle mustril on nimetus ka, selle nimi on Kalajoki. Ehk Kalajoki on jõgi Lääne-Soomes. Mul on väga hea meel, et need seinavaibad on alles ja traditsioon jätkub. Ja ma püüan hoolitseda selle eest, et need vaibad oleks veel olemas järgmise põlvkonna jaoks. Rüüut on kõige parem teha materjalidele, kus saab lugeda lõngu ja samas on vastupidav, näiteks kanvaa või juuteriie. Rüüut tikitakse alati vasakult paremale. Esmalt jäetakse reast allapoole töö peale narma pikkune lõngaots. Ning seejärel tehakse reale lühike horisontaalne piste suunaga paremalt vasakule. Pikkuseks on pool piste pikkust. Lõng viiakse ülevalt ja tehakse järgmine lühike piste paremalt vasakule, nii et nõel väljub lähtekohast. See on teine pool piste pikkusest. Ning veetakse piste tugevalt kinni. Nüüd tuuakse lõng kaarega alt. Fikseeritakse vasaku käe pöidlaga narma pikkus ning tehakse uuelt realt horisontaalne lühike piste vahe võrra edasi. Narma pikkus valitakse vastavalt materjalile ja tikija eelistusele. Rea lõpus lõnga katkestamisel jäetakse jälle narma pikkune ots. Järgmine rida tikitakse taas vasakult paremale. Rea vahe valitakse nii, et uue rea narmad katavad eelmist rida poole narma ulatuses või siis enam. Võimalikult ühepikkuste narmaste saavutamiseks kasutatakse abivahendit, näiteks siledaid liiste või papiribaasid. Narmaspistet võib kinnitada ka teiste pistetega, näiteks ristpiste või sidepiste abil, tikkimissuund vasakult paremale. Rüüutehnika pakub peale seina- ja põrandavaipade valmistamise veel palju muid kasutusvõimalusi, olenevalt tegija fantaasiast.